tere jälle, et siin Airplay'd ja ma räägiksin oma kassist nüüd natukene. Et alustame kõige igavamast kohast. Lähen vaatame, mis siin kasti külje peal on. Siin, et külg on siis täiesti tavaline, siiamaani ei ole midagi. Nii. Siis esiotsast on veel siuke. Siin on lahe LED. Siis siin on fänn. Tõmbab värk-särki. Ja siin all on ka LED. Siin. Ja siuke ta on siis. Ja peal, nagu ma rääkisin, USB 3, mikker, head. Siis siin on meil restart button, siin on power button ja siia üles ma panin siis H100. Ja põhimõtteliselt siit on näha Corsairi vesiautust. Nii. Ma üritan selle kuidagi lahti, sest ma võtan kiiresti kruikeere või midagi. Ma kruikeere panin. Oota, leidsin 2 sekundit. Võtan selle küljepaneeli maha siit. Nonii, küljepaneel on maas. See on siis mu toiteblokk, 850 wattine toiteblokk. Siis siin on, ma arvan, et see on 2-terane ja see on 1-terane. Ma täpselt tea, kumba pidi need on, aga ma arvan, et see on 2-terane. Et siis 3 tera HDD-d, siis GTX 1670, siin videokaart. Jaamaplaat on ASRock Z777. Jahutus on siin, te näete. Üleval on siis radikas. Ja see on siis A100i, siis siin on mu RAM, 16 giga. Elixiiri 4 gigased chipid on nii tükki. Mis mul veel siin on? Midagi on kindlasti veel. Aga võib-olla ei olegi. Põhimõtteliselt siuke PC mul on, et seest näeb suht viisakas välja siuke. Kõik cable management on ilusti ära tehtud, kuskil ülelikseid kaablid näha ei ole. Võib-olla siis inine ainult, seda ma ei osanud kuskile panna. Ja ma mõtlesin, panen siia ka fänni alguses, aga siia ei mahu, kuna siin on see ees. Aga plussid, miinused on see, et ma panin seda vesiautust panin siia, ma arvan, pool tundi külge. Ma ei saanud alguses aru, kas see mahub siia või ei mahu, siis ma üritasin alguses fännid panna ülesse poole, nagu enne radikat, siis radikas, aga see, ma mõtlesin, et las need fännid olla allpool. Ja muidu kõige positiivsem minu juures on see, et kõik juhtumid mahuvad ilusti taha ära, et olulist seda kuradi karbi kinnisurumist ei olnud. Kõik läks suht libedalt ja siit näete seda esimest fänni ka veel. Kuskil taga istub. Ülejäänud kaablid on siin all, noh osad, ülejäänud on, mis siin näha ei ole, on seal teisel pool kaant. Ja siin näete siis tagant seda. See on tagumine layout. Siuke. Et seekord ma siis võtsin niukse kaamera, kus on natuke rohkem FPS ja pikslid ja kõike muud. Aga ma arvan, et kõik, et rohkem mul midagi selle kohta öelda ei ole. Päris hea arvuti on. Davai.